teile. Nii, et tõepoolest siis tere, mina olen Anneli Kütt, olen Väike-Maarja gümnaasiumi tegelikult põhikohaga õppealajuhataja ja ettevõtluskoordinaatori tööd teen ma siis õppealajuhataja töö kõrvalt. Nii et väike kool ei ole sellist luksust, et ettevõtluskoordinaator on veel eraldi, vaid ma siis toimetan õppealajuhataja kõrvalt ka siis selle ettevõtluse poolega. Ja miks ma selle ettevõtluse poolega siis olen toimetama hakanud, oma hariduselt olen ma tegelikult siis lõpetanud Maaülikooli ettevõtlusõppealal, olen sealt magister, nii et ja olen ettevõtlusõppega iseenesest juba tegelenud ka kutseharidussüsteemis, nii et seda staaži, kus ma ettevõtlusõpetajana toimetanud olen, on mul vähemalt 15 aastat. Siis minu kohta. Aga siis natukene meie koolist, et kuidas me siin Väike-Maarja gümnaasiumis siis toimetame ja kuidas me selle hõbetasemeni siis välja jõudsime. Et kõigepealt meie kool on siis, koosneb praeguseks hetkeks siis 319 õpilast on meil koolis ja meil on 59 töötajat. Ja miks mul siis selline pilt siia pandud on, meil on traditsiooniks kujunenud, et igal õppeaastal me koguneme kooliperega sügisel, kui meil on selline klasside pildistamine, võib-olla nagu paljudes koolideski on, koguneme siis kokku ja teeme alati ühe ühispildi. Ja ühispildi tegemisel me tegelikult lähtume õppeaasta läbivast teemast. Et tavaliselt me teeme siis nii, et meil on üldtööplaani tegemisel paneme endale õppeaastale sellise üldise teema, millele me siis sellel õppeaastal keskendume. Ja see tuleb tavaliselt meil siis õppekavast, sellistest üldpädevustest ja selle pildi konkreetse on siis meil selle aasta sügisel tehtud ja selle aasta teemaks on meil väärtused ja kõlblus. Ja esialgne mõte, kui me seda pilti tegime, me tahtsime emootikut teha, aga tuli kloun. Et pigem on ta kloun, et varasematel aastatel on meil süda olnud ja on siis erinevaid, mis teemad meil parasjagu on. Aga miks ma sellest pildist nagu ühiselt alustasin, sest et ettevõtluskoordinaatorina ongi hästi tähtis see, et sinu koolipere ja kas see sinu koolipere on valmis liikuma selles suunas, et kui me võtame eesmärgiks endale, et me oleme ettevõtlik kool, me rakendame ettevõtliku kooli põhimõtteid, siis peab seda tegema tegelikult kogu koolipere. Et see on nagu selle mõte, mis ma selle meie koolipere siis esimeseks panin. Nüüd, kui natuke numbritest võib-olla veel rääkida, siis me oleme gümnaasium. Meil gümnaasiumi õpilaste arv on hetkel 63 ja tegelikult on ta meil olnud kasvavas trendis, et selles mõttes on, meil oli ta 45 3 aastat tagasi ja nüüd see number meil ikka kasvab, nii et järelikult meie õpilased väärtustavad ettevõtlikku kooli, sest ettevõtliku kooliga me oleme tegelenud ka siin 5 või 6 aastat. Nii, aga kuidas meil üldse see alguse sai, lähme siis edasi järgmiselt rääkima. Nüüd järgmine on mul siis meie kooli meeskond, meie õpetajaid. Mida ma öelda tahan, et jälle ettevõtliku kooli koordinaatoritele, et minu meelest hästi tähtis on meie meeskond. Ehk et üksi koordinaator ei tee koolis mitte midagi. Sul peab olema see tuumik, see meeskond, kellega sa saad hakata siis neid kreisisid ideesid ellu viima. Loomulikult ei ole see nii, et kogu meeskond tuleb sulle korraga paati ja kõik hakkavad kohe korraga ettevõtlikeks või ettevõtliku kooli põhimõtteid rakendama. Tuleb leida endale sarnaselt mõtlev seltskond kõigepealt ümber. Et kes jagavad sinuga seda mõtet, jagavad sinuga seda ideed, et jah, me rakendame, jah, me toimetame ja siis vaikselt hakkab see ülejäänud meeskond ka tegelikult tulema ja tulema ja tulema. Sest kui meie alustasime, me ju ka esimesel taotlesime ju baastaset ja siis me võtsimegi eesmärgiks endale, et nii, järgmine, kuhu me liikuma hakkame, on hõbetase. See eesmärk võeti vastu ju ühiselt, et jah, see on see, kuhu poole me liigume ja tasapisi koostöös vaikselt tilgutades tegelikult ongi see, et
see meeskond järjest rohkem ja rohkem tegelikult tuleb sulle paati ja neid ettevõtliku kooli põhimõtteid saab siis rakendada. Et selle pildi peal on siis meil õpetajad puhtalt välja toodud, et aga nagu esimesel pildil oli siis kogu koolipere ka, et õpilased on väga tähtsad ja muu personal ka, mitte ainult siis õpetajad ja õpilased. Aga mida me siis teinud nagu oleme, et ma panin siia lihtsalt ühe sellise märksõnad enda jaoks ja jagan siis teiega ka, et kuidas meil üldse see ettevõtlik kool siis alguse sai, et tegelikult see sai üldse alguse liiderprojektist, et ei teadnud meie algul sellest ettevõtlikust koolist mitte midagi, aga meil seda ettevõtlikku õpet siin ju ka väga palju sees ei olnud, et mingil määral oli gümnaasiumi osas vist üks kursus siis ainult ettevõtlusõpet ja see oli ka kõik. Aga Pandivere ettevõtliku noorte liidri projektiga pakuti siis meile varianti, et hakkaksime siis arendama seda ettevõtlust Väike-Maarja gümnaasiumis ka. Ja koheselt selle esimese projektiga oli meil 2 õpilasfirmat. Läbisime siis need koolitused ka Junior Achievement'i poolt. Ja see asi hakkas nagu väga hästi tööle, noortele see meeldis ja sealt edasi me liitusime juba siis Edu ja Tegu programmiga. Hästi suureks toeks meile algselt oli tegelikult Lääne-Viru Arenduskeskus, et kes toetas koolitustega, kes toetas ja julgustas, et võtke see ette, et te ju nagu nii toimetate ja olete selline aktiivne tegutseja, et liituge selle programmiga ka ja alustame selle programmiga siis ka. Meil esialgu siis oligi niimoodi, et läbi Arenduskeskuse ja läbi Edu Tegu programmi siis kõik need standardkoolitused me õpetajatega tegime kenasti läbi ja eks me siis vaikselt sammuma hakkasime ja neid põhimõtteid siis rakendama hakkasime. Nüüd, mis minu kogemus ettevõtluskoordinaatorina on tegelikult see, et sul peab ikkagi olema nagu kindel siht ja eesmärk, kuhu sa tahad jõuda. Ja mis meie oma koolis tegime, oli siis see, et meil ei ole nagu ettevõtliku kooli standard, et vot see on eraldi, mida koordinaator peab hirmsasti toimetama ja kõik see, mis siis on muu dokumentatsioon või ütleme siis muu sisehindamine, mis koolis ka läbi viiakse, et see on veel eraldi. Me kohe hakkasime tegema endale sellist asja, et see ettevõtliku kooli standard viisime ta oma sisehindamisega kooskõlla, sest meie oma koolis iga aastaselt viime läbi sisehindamist. Iga aasta tuleb meil sisehindamise aruanne, mis tuleneb siis arengukavast ja viisime ta ühtluseks kokku siis selle ettevõtliku kooli standardiga, et kõik need põhimõtted tulevad siis meil ka sisehindamise aruandes siis välja. Et selline struktureeritus või selline dokumentides ka nagu korrektsus on tegelikult see, mis aitab liikuda ettevõtluskoordinaatoril, ütleme nende eesmärkide poole siis, mis me oleme seadnud. Et see on nagu üks väga tähtis asi, dokumentatsioon. Siis, mis veel on, mida me ettevõtlikus koolis ka koordinaatorina mina toimetan ja teen, on, et ma arvan, et teie koolides on ka, et koostatakse üldtööplaan. Ja läbi siis üldtööplaani tegelikult me seame endale siis selle konkreetse õppeaasta eesmärgid ja meil üldtööplaan käib läbi kõikidest ainekomisjonidest, kus siis õpetajad saavad läbi aasta vaadata tegelikult, et kuidas siis nende ainevaldkond saab üldtööplaani oma ainevaldkonna ettevõtlikud tegevused siis sisse panna. Ja augustikuus, tavaliselt augusti lõpus me siis selle üldtööplaani siis lõplikult kinnitama, et me kevadel hakkame sellega juba toimetama. Suvel siis see vahepeal siis meil seal laagerdub. Augustis, kui me kooli tagasi tuleme, tööle tagasi, siis me vaatame uuesti selle üldtööplaani üle ja lõpuks siis me sellega siis kinnitame. Et dokumentatsioon on tegelikult ka koordinaatori töös siis hästi tähtis, hästi oluline. Loomulikult õpetajate koolitused. Et me kasutame päris palju, õpetajad käivad meil Edu ja Tegu programmi raamides koolitustel, aga tegelikult me kutsume ise ka kooli endale koolitajaid. Et mitte et ainult läbi Edu ja Tegu programmi, vaid me vaatame ise ka lahtiste silmadega ringi, et keda võiks kutsuda, ma arvan, et teised koolid samamoodi, et just seda ettevõtlikkust, et kuidas seda siis õppekavas rakendada, et kuidas seda siis viia ka ütleme teistesse ainetesse, et mitte ainult et ettevõtlustundides.
Nüüd, mis meil veel koolis on, et kuidas meil see ettevõtlus nii hästi on nagu toimetama või tööle hakanud, meil on õppekavas kõikides kooliastmetes on tunniplaanis tegelikult ettevõtlus sees. Et meil on esimeses klassis on ettevõtlus tunniplaanis sees, meil on 4. klassis ettevõtlus tunniplaanis, meil on 5. klassis, 7. klassis ja gümnaasiumi osas on ka siis kursusena juba majanduskursused sees. Eraldi veel on võimalik võtta valikainetes ka veel juurde seal kogukonna praktikat ja selliseid asju ka, nii et me läbi õppekava tegelikult ka seda ettevõtlust siis päris palju nagu teadlikult toetame. Nüüd koostöö, mis ma siia märksõnana välja tõin, tegelikult me kaasame hästi palju ja minu töös on ka see, et me kaasame päris palju ettevõtjaid, kaasame neid nii lektoriteks tundidesse, tunnikülalistena, me külastame päris palju ettevõtteid, et hästi tihe koostöö käib siis ettevõtjatega, aga ka lapsevanematega. Et kas või see sama, et kui meil on koolis näiteks, pakkusime välja varianti, et lapsevanem õpetab, et nüüd neljapäeval, kui meil on siis isadepäev, siis meie nimetasime ta endale ümber juba ammu perepäevaks, mitte isadepäevaks, aga ka jälle siis, et lapsevanem tuleb kooli. Täna õhtul, kui ma teiega siin lõpetan, meil hakkab arengukava uus periood, tuleb meil lastevanematega selline arenguseminar, kus siis lapsevanemad saavad oma panuse öelda ka uude arengukava perioodi, et annavad oma sisendi. Et ka lastevanematega hästi oluline koostöö. Siis loomulikult koolipidajaga, et ka koolipidajaga meil toimuvad siin õppeaasta jooksul paar korda sellised ümarlauad, kus siis arutame, et kuidas siis seda ettevõtlust ja kõike seda siis toetada. Ja nagu ma juba mainisin, siis hästi tihe koostöö tegelikult Lääne-Viru arenduskeskusega, et kus meie siis õpilasfirmad näiteks koolitustel saavad käia, minifirmad saavad koolitustel käia erinevatel laatadel. Et see koostöö on siis hästi tähtis, aga koostöö ka õpetajate vahel. Et meil on koolis siis projektipäevatunnid, kus siis me anname näiteks mitu õpetajat korraga, on lõimitud tunnid. Nii et ka õpetajate omavaheline koostöö siis hästi tähtis. Nüüd ettevõtlikud tegevused, et mida me siis koolis teeme, ma räägin siis seda teile ka. Et nagu mainitud on või mainisin, siis meil on mine edasi. Hopsti. Et meil on koolis siis tegutsevad minifirmad ja õpilasfirmad. Et õpilasfirmad siis gümnaasiumi astmes ja minifirmad siis põhikooli osas. Ja kuna ma ise annan ka ettevõtlustunde, siis kuna mul on tunniplaanis tunnid, siis kindlasti see lihtsustab oluliselt minifirmade teket. Et õpilasfirmadega on selline lugu, et kuna gümnaasiumis on vaja siis tegelikult läbi viia ju kas uurimustöö või praktiline uurimustöö, siis seal on see koht, et nad tahavad ise õpilasfirmadena siis saada ettevõtluskogemust ja viivadki praktilise uurimustööna siis läbi selle õpilasfirma. Aga väikestel siis tegelikult loovtöö raames me pakume ka, aga kuna 7. klassis on mul ettevõtlus tunniplaanis, siis 7. klass teevad mul kõik ikkagi minifirmat. Ja nende väljundiks on siis tavaliselt jõululaadad, kus nad saavad siis oma tooteid müüa. Et meil on siis nii enda koolis jõululaat, kus meil siis saame kaupa ja tooteid müüa, aga siin juba viimased aastad on ka Lääne-Viru arenduskeskus koostöös Põhjakeskusega viinud siis õpilasfirmade laata läbi ka Rakveres ja me oleme saanud ka seal alati siis väljas olla. Ja loomulikult, kuna minu õpilasfirmad registreerivad ja minifirmad registreerivad ennast ka Junior Achievement'i keskkonnas, siis on olnud meil võimalus ka käia Tallinnas laatadel, kui need laadad veel kaubanduskeskustes toimusid. Eelmine aasta oli siis esimest korda virtuaalne laat. Nii et sellega me toimetame ja tegeleme. Siis mis meil veel on? Tegelikult on meil hästi palju sellist sporti majas. Et näiteks eelmisel aastal õpilased kirjutasid EOK-sse siis taotluse ja meil toimusid siis olümpiamängud, mida siis viisid läbi just nimelt gümnaasiumi 2 noormeest, kes siis kõik seda organiseerisid, sponsori otsisid. Loomulikult oli neil siis huvijuhist tugi kõrval,
aga noormehed ise organiseerisid väga suures osas ja viisid selle siis läbi. Meil on enda õpetajad hästi matkajad ja sellised reisisellid, nii et ka õpetajatega tegelikult sügisesed matkad, kevadised matkad ja näiteks sellel õppeaastal meil õpetajatega on 4 spordiüritus, kus siis esimene etapp oli meil kanuumatk, teine etapp oli siis käärikul, vaid neerutis matk. Ees on ootamas siis talvine suusamatk ja kevadine jalgrattamatk. Et sportimine on meil jah, selles mõttes hästi au sees. Nüüd, no siin ka veel üks spordipilt selle olümpiamängudega seoses. Nüüd, mis meil veel on tehtud nagu lapsed, mis meil teinud on loovtöö raames, panin siia pildid, et üks tüdruk, 8. klassi tüdruk, ta tohutult hoiab ja armastab koeri, tal on endal palju koeri ja näiteks ta viis läbi Väike-Maarja Smut Show. Ja me arvasime algselt, et no, see tuleb üks selline väike ja kohalikud tulevad ja sinna tuli peaaegu 100 võistlejat koertega kohale. Et tal olid päris tugevad sponsorid seal ka taga, nii et päris korraliku match-show tegelikult korraldas. Ja kõrval on üks tüdruk, kes on meil ratsutaja, tema tegi näiteks loovtööna, viis läbi ratsavõistluse. Ja temal oli siis värviline vikerkaare parkuur, oli siis selline, kus siis tema pani kõik raja üles ja organiseeris siis sellise ratsavõistluse. Et sellised tegevused. Siis riigikaitselaager on meie koolis ka üks selline tegevus, mis meil kindlasti 10. klassis toimub, et kõik kümnendikud siis riigikaitsetundide raames läbivad ka riigikaitselaagri, et selleta kohe kindlasti meil ei saa. Nüüd, mis meil veel on? Me osaleme tegelikult õpilastega päris palju projektides ja jälle ma ei saa öelda, et see on nüüd niimoodi, et ettevõtluskoordinaator, mina siis oma töös, et oi, et mina olen suur eestvedaja lipulaev ja teised tulevad järgi. Tegelikult see ongi, nagu ma enne ütlesin, see meeskond, see tiim peab sul olema, kes toimetab nende ettevõtlike tegevustega. Et näiteks meie huvijuht, hästi palju me võtame osa erinevatest projektidest, et tegelikult ju kooli meili postkasti potsatab aeg-ajalt päris palju selliseid erinevaid projekte, kus õpilasi siis kutsutakse kas siis videosid tegema või luulevõistlustel osalema. Et me päris palju õpilastega võtame osa erinevatest projektidest ja esitame erinevaid projekte ja on läinud päris edukalt ka. Siis loomulikult koolides on erinevad stiilipäevad, lõimingupäevad, nagu ma ütlesin, et neid tegevusi siia jagub ja see ei ole kindlasti ainult siis ühe inimese tegevus, vaid tõepoolest erinevad ainevaldkonnad, näiteks meil on ainenädalad, kus erinevad ainevaldkonna õpetajad seda veavad, et see on ikkagi meeskonna toimetamine ja tegemine. Nii, ja mis siis veel on selline mille üle me ise väga uhked oleme, et meil on praegu siis üks projekt, SCF-i projekt pooleli. See küll nüüd aastal 2023 lõpeb ära, aga meil on olemas värkstuba. See on siis loodusainete labor, kus me praegu siis teeme koostööd tegelikult siis 9 erineva kooliga, kaasa arvatud kutsekool, kus siis on meie piirkonna koolidel, meie partnerkoolidel siis võimalik tulla siis meie värkstuppa ja viia siis läbi neid erinevaid looduslaboreid. Et sellised meie tegevused on ja ettevõtluskoordinaatorina ütlen nii, et ise peab hästi sütitav olema ja ise uskuma sellesse, mida sa teed. Et siis ma arvan, et tuleb kõik ülejäänud ka kaasa. Nii, aga nüüd aitäh, mul on vist veel natukene aega, et siis jääb küsimusteks ka aega. Just. Et nüüd võib küsida, kui on küsimusi. Just. Ootame 7 sekundit, et siis jõuab mõte settida. Et mina ütlen küll, et õpilaste tegevused olid hästi muljetavaldavad ja tõesti terve rida edulugusid kribasin endale üles ka tulevikuks. Aga mina küsin küll ühe küsimuse praegu, et sa tõid välja, et hästi tähtis on kohe alguses
kui hakkad liikuma kõrgema taseme poole, korrektne dokumentatsioon, et mis sa näed, mis seal olid kõige suuremad sellised väljakutsed ja millised parandused te tegite? No ütleme, kõige suuremad väljakutsed on tegelikult ju kaardistamine, et kui sa oled endale pannud paika, ütleme sisehindamise aruandes, et mida sa hakkad nagu jälgima ja mõõtma, siis sa tegelikult peadki ju seda väga täpselt kogu aeg ka kaardistama ja kirja panema, sest ühel hetkel, kui sa hakkad aruannet ka kokku kirjutama, näiteks, et sul ongi see 2-aastane või 3-aastane tsükkel, siis sul peab olema koht ja see info, kus sul need kõik asjad on, et sa pead kaardistama need asjad enda jaoks ära. Ja kuna meie siis sisehindamises me peamegi sellist dokumenti, kus me siis vastavalt sellele ettevõtliku kooli standardile nagu plokid on, selle alusel me tegelikult seda sisendit või seda infot kogu aeg siis kaardistame ja korjame ära, sest kui sa ettevõtluskoordinaatorina ka arvad, et küll mina mäletan, kui mina seda aruannet hakkan kokku kirjutama, siis tegelikult ikka ei mäleta küll. Ja mis on nagu pluss, et me teemegi seda jooksvalt iga aasta. Et see ei ole nüüd, et mul on 3 aastat aega, et ma hakkan nüüd kirjutama. Ei, meil on iga aasta koolis endal sisehindamise aruanne. Iga aasta sellega toimetame ja hoopis oluliselt lihtsam on seda lõpuks seda aruannet, siis mida sa siis hindamiskomisjonile esitad, tegelikult kokku kirjutada. Et see kaardistamine, info kogumine kogu aeg, see on pidev protsess. Minul on üks küsimus. Ja. Tahtsin seda küsida, et kui palju nendest tegevustest nüüd, mis ma siin kõik kirja panin, mis te teete koolis, teete näiteks, ma saan aru, et te teete seda enamust, et ettevõtluse tunnis? Ei, me ei tee ainult ettevõtluse tunnis. Ütleme, kui me räägime minifirmadest ja õpilasfirmadest, siis nendega me toimetame ettevõtluse tunnis. Aga kui on näiteks nüüd need projektid, mis ma ütlesin, kus ka huvijuht teeb, siis näiteks loovusõpetus on meil üks selline tund, kus nad saavad teha neid erinevaid projekte, nad kasutavad neid vaba aineid ära. Meil algklassides on ka täpselt samamoodi on draamaring, kus nad saavad oma luuletusi teha ja selliseid asju. Aga loomulikult on ka sellist aega, mis sul lähebki tunniväliselt, et sa ei saa kõiki asju tunni sees ära teha. Aga me oleme üritanud nii palju kui vähegi võimalik ikkagi tundide sees, nende vaba valiktundide sees neid asju teha, et ei oleks seda lapsel vaba äravõtmist. Miks? Sest meil lähevad õpilasliinid ja paljud ei saagi peale tundi üldse teha, et ta peab õpilasliini peale minema. Et sellepärast me oleme üritanud võimalikult palju asju panna ikkagi nendesse valikainetesse sisse. Aga see ei tähenda seda, et muidu üldse ei toimetata, ikka on väliselt ka seda tegevust. Kas on selliseid nagu projektipõhise õppe nagu laadseid ettevõtlikke tegevusi ka teil, et on aineõpetajad, kes jagavad mingid osad ära oma vahel, kes oma ainetunnises matemaatikas tunnis teevad ühte asja, eesti keele tunnis teist asja, et kuidas see on nagu ettevõtlikus lõimitud? Minifirmadena ma niimoodi teen, et näiteks kui minul on ettevõtlustunnis, nad genereerivad äriideed, mõtteid välja, siis matemaatikatunnis näiteks nad kujundavad hinda. Et kuidas see hind tuleb ja mis see juurdeinnus sinna tuleks panna ja eesti keele või kunstitunnis nad teevad näiteks reklaame. Kunagi siin paar aastat tagasi mul viiendikud, ühed tegid mul sünnipäeva kohvikut, mul on 2 paralleeli, teised tegid siis samal ajal moose. Et siis müüa neid moose ja siis oligi niimoodi, et näiteks kodunduse tunnis nad keetsid moosid valmis, siis kunstitunnis nad tegid etiketid nendele moosidele ära, ettevõtluse tunnis me siis õppisime, et kuidas me siis kujundame, kuidas me müüme, kuidas me suhtleme ja matemaatikas nad kujundasid hindasid, et on küll niimoodi, aga ma ei saa öelda, et see kogu aeg nagu läbiv on, aga me teeme selliseid asju küll, jah. Ja see eeldabki nüüd õpetajatelt hästi head koostööd, et nad oma vahel Just. Aitäh. Palun. Väga põnevad näited. Kas kellelgi on veel mõni küsimus? Tundub, et praegu ei ole, aga me võime küsida ka lõpus, kui natuke aega jääb üle ja kellelgi mõni küsimus tekib. Et siis me anname sõna nüüd Mardile. Just. Tere, Mart. Tere. Rõõm teid mardipäeval siin kohata, et leidsid aega ikka mardipäeval kenasti ka e-vahetundi tulla. Aga jah, et ma kuulasin siin eelkõneleja mõtteid. Mul oli ka siuke väike
nimekiri endal tehtud, et mida võiks rääkida ja ütleme nii, et 3/4 sellest jutust saite juba kenasti teada, et tõsi see on, et kui sa koolis toimetad, siis tiim peab sul taga olema, üksi seda ei tee ja selles ei ole ainult mina, vaid on meie. Igaks juhuks enda poolt ka, et ma olen siis Mart Kimmel, ma olen ettevõtliku kooli koordinaator Pärnu Rämo põhikoolis, lisaks sellele olen haridustehnoloog, nagu siin juba Piret jõudis eelnevalt mainida, tegelen siis standardi digitaliseerimisega ja lisaks sellele on siis ka aineõpetaja ja matemaatika, ettevõtlus kui mõned õppeained veel, et see on tagatõusse juurde. Aga võib-olla, mida me enda poolt veel juurde lisaksin, üle kordaksin, ongi tõesti see, et kui oleks maakondlikku arenduskeskust, väga tugevat tuge nende poolt, siis oleks kindlasti väga keerukas ka neid kõiki üritusi, tegevusi teha, mis on ettevõtliku kooli enda ju suur pluss võrgustikul, et kui info liigub Facebookis, mujal listides, et sa saad väga palju teada sellist infot, mida sa väljaspool võrgustikku ei saaks. Et ma usun, et need paljud asjad, millega meie oleme kunagi alustanud oma koolis ja liikunud siis üle maakondlikuks, üle riigiliseks oma üritustega, et ongi nagu algus on sealt, et keegi on mingit head edulugu jaganud ja selle põhjal oleme püüdnud siis meie sealt ka edasi liikuda. See võib-olla, kui rääkida üritustest või tegevustest, et alles eile oli ka meil siin Pärnumaal üks vahva kabeturniir, see oli veebis vind.ee keskkonnas, toimub ka homme, et täna selle päevale ei pannud, kuna teadsin, et meil on siin mõnus olemine, et ei hakka liiga palju ettevõtlikkust korraga ka ühte kuupäeva settima. Aga jah, et me siin tingituna distantsõppest mitmed ettevõtmised nii koolis kui ka siis maakonna tasandil otsustasime veebi üle viia. Ja mulle tundub, et see toimib, igaüks saab olla oma kodus või selles keskkonnas, kus tal on võimalik olla ja samas vajadusel saabki vahepeal korraks kas või ära käia ja siis uuesti tagasi tulla. Et ma arvan, see on selline väga suur pluss see juurde. Siis tõesti see projektide teema, millest eelnevalt Anneli rääkis, et tõsi, et projektid on minu arvates väga olulised selle jaoks, et midagi liikuma saada. Et algus jah, et on võib-olla tuleb välja taotlusvoor projekti jaoks, mõtlete oma tiimiga koolis, et hakkaks tegema, mis teete selle projekti ära ja saate aru, et me tahame seda edasi teha, et isegi siis, kui seda rahastust seal taga pole, leiad see ikkagi lõpuks mingisugused võimalused selle jaoks, et seda reaalselt teha. Et alati ei pea olema raha seal taga kuskilt projektist, see on tore on, aga see on pigem niisugune nagu impulss, mis paneb kõik muu liikuma. Mina olen seda tunnetanud ja üks väga hea näide meil oli ligi 5 aastat tagasi olid selline üritus Pärnus nagu ettevõtliku multimonad, 1. aprilli õhtul pered tulevad kokku, teevad siis 3 erinevas õpipesas mingisuguseid tegevusi. Algus oli see haridusprojekt 1 aasta, siis me vaatasime, et see oli üsna äge ja huvitav ja tänaseks päevaks siis on ta juba 5 korda toimunud ja 6 on toimumas, isegi 7. Et järjepidamine ja lugemine selle kohta on juba nii kadunud, sest see on kuidagi nii enda oma. See ongi see, et on teatud üritused, mis on sinu identiteedis sees ja seetõttu sa ei oskagi võib-olla mõelda, kui kaua me oleme teinud või kas oli üldse see aeg, kui me pole sellist asja teinud. Et ma arvan, et see paljudel, et kui ta on mingi traditsiooniline üritus, siis on selline tunne, et see ongi ju meie või see on osa meist. Ja kui seda ei toimuks, siis oleks imelik mingisugune auguke siin südames või kuskil mujal, seetõttu, et lihtsalt seda ei ole toimunud. Siis ettevõtliku kooli koordinaatori ülesannete poole pealt mina sain endale 3 põhilist märksõna, et esiteks tõesti ürituste temaatika, väga suur koostöö on siin tiimiga, suurepärane koostöö nii õppejuhi kui ka siis huvijuhiga, sest kolmekesi koos igaüks meist haldab mingisugust osa. Kui me kolmekesi koos saame asju läbi mõelda, arutada, siis me suudame ka selle terviku luua. Et ei ole lihtsalt eklektiline, vaid on ikka mingisugune terviklik arusaam. Siis projektid, et jällegi hoidke kindlasti kätt pulsil. Projektide võimalusi on ja mis mulle tõesti sellest meeldis, nagu enne ütlesin, et see annab mingisuguse stardi, mingisugune impulsi, stardi selle jaoks, et edasi liikuda. Teha midagi väga ägedat, midagi väga huvitavat.
väike reklaam vahepeal siia ka tuleb ennast turundada ikkagi e-vahetund reklaami aega piisavalt. Järgmine nädal alates esmaspäevast hakkab siis taaskord üleriigiline viktoriin veebis selline nimetusega nagu nutt tuleb peale. Tean, et osad loevad seda, et nutt tuleb peale. Võib-olla tõesti reede õhtul, kui kooli enam ei saa minna või koolis olla, siis tuleb nutt peale, aga esmaspäev tuleb kooli, siis tuleb nutt peale. Et siis hakkab midagi siit nagu välja plahvatama. Et selline mõte teile ka, et hakkas jällegi pihta meil enda koolist. Mõtlesin, et testin, proovin. Algus oli tõesti nagu koolisisene ja siis ühel korral panin Facebooki lihtsalt üles selle nutt tuleb peale ja siis tuli välja, et oli teisi, kes tahtsid vastata. Ja siin viimased rekordid, kui mu mälu mind ei peta, siis tiimide osas on kuskil 3000 tiimi olnud ja viimastel kordadel ma olen pigem teinud individuaalselt, kuna distantselt ja kõik muu võib seda mängida, et siis on ka seal ikkagi, ütleme, 5-6 tuhat erinevat siis inimest sellele vastavad. Et ma arvan, et see on väga tore. Seal taga on tõesti sponsorid läbi aastate olnud. Mõndadel aastatel on keerukam, mõndadel aastatel on lihtsam. Aga ka seal on kunagi siis olnud väike sükke projektitoetus juures. Et jällegi, et väga suur abi selleks, et miskit nagu ära teha ja toimetada. Siis võib-olla veel, et enne siin oli ka Igil, ma mäletan, oli see küsimus, et millal neid tegevusi tehakse, et kas neid tehakse tunnis või tunniväliselt, et võin öelda, et tunnis jõuabki väga vähe teha. Et kui sul on hea tiim, sealhulgas õpilased, nagu meie koolis seda õnneks on, siis nad on valmis ka õhtul kella 6-8 mingi teema nimel, mingi ürituse nimel, mingisuguse tegevuse või minifirma nimel kokku saama ja seda siis nädalast nädalasse, et see ühine eesmärk nagu täita. Et ma arvan, et see on väga oluline, et leida see aeg väljaspool koolitundi. Ja eriti tore on see, kui sul on võimalik ja meil on üks Pärnus võimalus on, et me saame kasutada ühe noorte vaba ja keskuse ruume selleks, et kokku saada. Et see tekitab ikkagi sellise natuke teistsuguse tunde. Kool on kool, see on formaalne, õpilased saavad ka sellest väga hästi aru. Panen nad natuke teise keskkonda ja nad tunnevad ennast esiteks vabamalt. Ja tänu sellele nad oskavad rohkem millelegi mõelda, oskavad midagi välja pakkuda ja see on lõpuks see, mida me kõik tahame. Et nad lähevad teise keskkonda. Koolis nad nii on harjunud olema, aga pigem heas mõttes pea ees vette kuskile tundmatusse kohta, et sellega hakkama saada. Et ka selle kabega, mis eile oli ja homme on abiks mulle üks tore õpilane 7. klassist, aga ta on abiks juba 5. klassist saati, et mul on ülimalt hea meel, et leidub neid noori, kes juba tegelikult algklassides saati hakkavad tulema. Lihtsalt on tähtis see, et on keegi, kes teda siis suunab ja suunab ja suunab. Et see on ülimalt oluline, et ta vahepeal kuskil ära ei kaoks. Et seda võib ka juhtuda, et kui on koolid väiksemad või suured, vahet pole. Tavaline on see, et need tublid on ikka, need nimed on ikka tuttavad ühel õpetajal, teisel õpetajal, et sinna pole midagi teha, aga siis sa peadki kuidagi viisi selle nagu üles leidma. Ja kolmas, rääkisin projektidest, siis nüüd tulles kolmanda sellise põhilise ülesande juurde, mida ma tunnen, ongi see info jagamine. Seda infot räägitakse, et ongi müra on nii palju, infot on nii palju, et sa ei suuda kõike infot hallata, aga sa pead mingisuguste väikeste ampsude kaupa teda siis jagama või püüda vähemalt jagada väikeste ampsude kaupa. Ja seda nii õpilastele, lapsevanematele kui ka siis koolitöötajatele. Et see, ma arvan, väga-väga oluline, sest neid kirju kindlasti kooli üldmeili peale tuleb päevas mitukümmend, võib-olla isegi 100 ja siis leida, ma arvan, koolijuhina, õppejuhina või isikuna, kes nendele infole ligi pääseb, leida koolipere seast see inimene, kes sellega tegeleb, et ega see lihtne pole. Et mõnikord on need inimesed palju, mõnikord tunned, et nagu mitte kedagi. Samamoodi on kui ettevõtmistega, et sa ei tea kunagi enne, kuidas inimesel hakkama saab, kui sa ei ole teda sellesse olukorda pannud. See on see hea olukord, et inimene ei tea, kuidas ta hakkama saab, sina ei tea, kuidas ta hakkama saab, et selline põnev. Ja sealt võib midagi väga ilusat või ägedat või väga kasulikku nagu välja tulla. Ja võib-olla siin lõpetuse poole tõesti, et sa pead andmeid järjepidevalt koguma, sest muidu ongi nii, et kui see enesehindamise periood on, see mis seal toimub, siis võib seda viisi juhtuda, et sul polegi kuskilt seda infot võtta. Et me ka siin püüame kooliga seondavat meediakajastust siis reaalselt
dokumenteerida, et meil oleks pärast lihtsam seda teha. Selleks on täiesti tavaline Google Drive'i dokument, kus on erinevate aastate kaupa need lingid erinevatelt väljaannetelt veebis siis välja toodud. Ma arvan, et jällegi üks väga kasulik tegevuse võimalus. Kindlasti, mida veel mõelda, et mis meil alles läheb nagu käiku rohkem, on see, et COVID ka natuke seda nagu piirab, aga vilistlaste andmebaas sellega seonduvad, nagu siin oli ka juttu, et külalised. Et tihtipeale need külalised võivad olla täiesti su enda kooli vilistused. Miks see on hea, et nad tulevad rohkem kaasa selle mõttega, sest nad teavad, et nad ise seal kunagi õppinud ja nad oskavad võib-olla ka midagi just selle kogemuse pealt, kui nad olid õpilased, öelda, et mida võiks teha näiteks 5. klassi õpilane, 9. klassis korraldaks üle eestilist mingit üritust. Et ma arvan, et see on ülimalt oluline, et inspireerida noorte ja siis ka veidi vanemaealiste siis vilistlaste, kes suudavad selgitada, et kuidas juba noorest peale on võimalik midagi väga ägedat ära teha, mis siis kogu vabariigi tasandil on nähtav. Ja veel väike siuke mõttekillukese juurde. Olen püüdnud seda igal pool promoda, et kui te plaanite ka endal teha maakonnas, sest räägime praegu maakonnast, aga alustage kooli tasandil, nutimunade laadset tegevust, et pered saavad kokku. Ongi erinevad õpipesad, rotatsiooni korras nad seal käivad. Kui te soovite, et meie tuleksime enda demo teile tegema, siis võtke julgelt ühendust oma maakondliku koordinaatoriga. Et meil siin juba kahe maakonnaga plaan on, aga jah, COVID-ist tingituna kahjuks seda tema pole saanud koolis rahulikult teha. Aga jah, et mulle väga meeldiks, kui mõtted, mis sulle sobivad, saavad ka sinu koolis siis tehtud, pane talle teine nimi. Ei pea ütlema, et nemad tegid või nemad tegid, vaid pigem tee see enda omaks. Ma arvan, et keegi ei pahanda, kui hea idee varastatakse, sest see on ikkagi ju kõigil avalik info ja iga asutus, iga kool, iga lasteaed suudab selle endale sobivaks ürituseks teha just nii, et see on temal hea olla, et nendel osalejatel hea olla ja samas ka saab seda kõike jagada. Et selles edulugude jagamise ettevõtmine kui selline minu arvates ülimalt tänulik ja ülimalt tore on lugeda neid mõtteid, neid ideid ja kuidas näiteks ka selle ideeni jõuti. Et mõnikord astutakse 10 korda ämbrisse, siis võetakse risk 11. korraks ja tehtud. Et see lähebki nagu korda ja siis tunned, et jess, on tõesti väga hästi ära tehtud ja nüüd ma tahan siit edasi liikuda. Aga aitäh! Jällegi, kui küsimusi ükstapuha siis kas Annelile, mulle või kellelegi teisele, siis julgelt küsi või siis kirjuta, et mõnedele võib-olla meeldib kirjutada, mul endal vahepeal ka, et pane midagi chati kirja ja siis keegi, kes chati märkab, saab selle mõtte üles võtta ja sel teemal rääkida. Mina võin küsida jälle. Tahtsin seda küsida, et lihtsalt sellepärast, et teil on nagu rohkem kogemusi, et mismoodi te raha kogute või ettevõtlikkusega. Et see üks punkt on ju seal sees, et oma algatustega peavad õpilased raha koguma. Mis on näiteks teie näited? No, üks näide kohe, mis tuleb, on need laadad, mis on tavapärased, aga me oleme see aasta ei võtnud ühe osa, aga oleme võtnud osa ka sellistest projektikonkursitest, kus reaalselt õpilased kirjutavadki selle taotlus valmis ja siis keegi täiskasvanud töötajatest koolis on see, kes nagu juhendab. Et mina ka, kui ma alles viimati september-oktoober 2021 meie asutust siis koos teiste tiimiliikmetega enesehindasin, et siis ma ka sinna arvasin need sisse. Need olid sellised pisikesed projektid ja ka projektid täpselt samamoodi, mis on noorte poolt ja algatatud, noorte poolt taotlus saadud, lihtsalt meie oleme koolina või siis mingi koolitöötaja, asutustöötaja on kontakt, et need ma olen sinna sisse pannud. Et siin on eelmine õppeaasta oli nagu väga vahva, et oli üks noortekohtumiste projekt, kus siis muu õppekeelega koolidega käisime Vormsil, meie kool ja siis 2 kooli veel. Ülimalt äge esimene kogemus. Nüüd sügisel ehk siis üleeile 8. oli jällegi taotlusvooru lõpptähtaeg, et ootame nüüd, kas me saame ka sellele
rahastuse ja võimalused. Ma arvan, et need ongi sellised, et noortega proovida otsida mingisuguseid väiksema summalisi projekte ja tegelikult see on nagu oma algatus sinna juurde. Et see on see, mida mina nagu tajusin. Kas oskate soovitada ka midagi, mis on nagu üleriigilised sellised projektivoorud või projekti sellised? See noorte kohtumiste oma ongi, et noorte kohtumised konkreetselt paned Google'is otsingusse noorte kohtumised, siis on see üleriigiline. Ja kui sa ise partnerit ei leia, siis on nii-öelda ka hea, siis tänase päeval on ta nimi Harno, aga üldiselt, aga jah, et nad on ka valmis siis aitama otsida seda partnerit ülesse. Siis pean nüüd jälle natuke mälus sobrama, mõned sahtlid lahti võtma. Et ma mäletan, et oli selline projektivoor, kus me ka 2 aastat osa võtsime, kus oligi võimalik kohalikul tasandil ja siin on Eesti Noorteühendusliik ehk ENL ka täpselt samamoodi pakuvad väga häid võimalusi. Aga jah, et mul praegu peas kohe ei tule, aga igatahes oli selline projektivoor teatud summaga ja saidki siis reaalselt kooli tasandil, linna tasandil, maakonna tasandil seda üritust läbi viia. Et ma võin seda natukene otsida, aga mul kohe kirjas mul seda ei ole, mul peas ka praegu ei ole, mis selle nimi oli. Ma mäletan seda, et jällegi endine ENTK seda siis nii-öelda viis läbi. Et võib-olla kellegi teisele on see meeles, aga mul praegu peast on... Need lähevad ka siia alla kunagi, no nüüd ta enam ei ole, oli noppi üles ja siis olid need D-viida või ID-viida, mingisugused ID-viida. See sama oligi muideks. Aitäh sulle, Kaidi, et see oligi see ID-viida nii-öelda need konkursid ja jällegi, et see ei pea suur summa olema, aga hea võimalus noortele midagi läbi teha ja minu arvates mõlemad projektid, kus noored toimetasid, ühes nad tegid reaalselt lasteaialastele ja koolilastele, tegidki erinevad siis treeningkavasid, viisid nad reaalselt läbi ja teises siis taaskasutati mingisuguseid nii-öelda idee tasandil, see idee konkurss, idee tasandil kasutati siis mingisuguse konkreetse komponendi, olgu selleks kas või arvutihiirtükke ja loodi sellest midagi uut. Et see oli jah, just see idee viida oma oligi. Mõtke hea, et räägin asjast ja Kaidi kohe oskab nagu teiselt poolt panna võrdusmärgile kenasti selle lõpuotsa. Aitäh! Aga jah, et Eesti Noorteühenduste Liit kindlasti ka tasub uurida. Neil on seal päris häid võimalusi. Et selles ma pole nüüd mitu aastat süvenenud siin, nagu ma tean, et nad ikkagi pakuvad ka. Ja just siis kas õpilasesindustele võimalik, et ka siis kohalikele noorte osaluskogudele, mis tihtipeale vist nimetusega noorte volikogud kohalikul tasandil. Et võib-olla ka nendele, et vanasti oli rohkem, aga jah, et siin teatud reformide tuules vist ka Eesti Noorteühenduste Liidul mingid rahastused muutusid. Nemad saavad ka ikkagi toetust ja selle põhjalt siis aitavad erinevaid noorteühendid Eestis. Kas on veel küsimusi? Ma küsiks Mart su käest, et sa rääkisid noored, aga kuidas õpetajatega lood on, et kas neil alati silmad säravad? Olene, mis kellaajal sa seda küsid minu käest, kas hommikul 8.50 või õhtul kell 15.00? No peale seda, kui midagi ägedat ära on tehtud. No kui midagi ägedat ära on tehtud, siis esimene tunnen ikka pigem see pingelangus. Ja ma arvan, et hästi läheb siis järgmisel päeval aru, et millega sa nagu hakkama saanud. Et see on nagu see, et ega mul endal ka, et kui midagi teed, korraldad, see algus on ikka elevus, aga mulle vähemalt tundub, olles koos siis ka kolleegidega erinevaid projekte või siis ettevõtmisi läbi viinud, et võib-olla jah, nad sellel samal õhtul on väsinud, aga kui nad hiljem seda mõtet jagavad teistega, siis on näha, et nad tõesti nagu naudivad ja nad tunnevad, et see on see õige asi. Ma arvan, et see ongi see kõige olulisem. Et on asju kahjuks koolis, mida tuleb mõnikord kohustuslikus korras nagu suunata, aga hea on see, et kui on inimesed, kolleegid siis või õpilased, kes ise tahavad midagi proovida, ennast proovida panna olukorras, kus nad kunagi pole olnud. Ja kui nad siis tunnevad ja silmad pärast seda säravad siis hästi, võib ka muidugi juhtuda, et silmad ei sära, et seal on midagi muud silmades, aga sa pead saama selle kogemuse ja tundma, et kas see on sinu teema. See on minu arvates hea võrdlus ja tuua, et noorena me ka
tihtipeale käime läbi erinevaid huviringe ja siis lõpuks on arvatud, see huviring on mulle sobiv, see võib-olla nii palju ei sobi. Eks see on samamoodi ka kolleegidega ja õpilastega. Nad proovivad selle tegevuse ära teha ürituse koolis ja kui tunnevad, et ei taha appi, aitab küll, miks sa mind siia kutsusid ja miks ma siia tulin umbes, küsib enda käest, et siis tähendab, et võib-olla õige koht. Aga kui ta tunneb ja küsib, et millal jälle, millal uuesti saab teha, ma arvan, et siis on nagu see asi siia tõesti nagu südamesse läinud ja ta tahab selle tegevusega edasi liikuda. Aitäh, Kristjan. Mart ja Anneli, minul on ka üks küsimus, et kas on mõni ebaõnnestumise õppetund ka, mida te jagada tahaksite? Ma võin kiirelt selle ämbri asja ära tuua, et see nutimunad, mis meil praegu väga kenasti toimib, et esimesel aastal ma ei tulnud selle pealegi, et kaasata nagu õpilasi. Mulle tundus, et koolis sellel hetkel ma olin veel noor, mitte huligaan, aga lihtsalt noor ja hullike. Ei saa nagu asjadest aru ja ei kaasanud õpilasi ja ma tunnen seda, et see oli nagu väga vale. Ja siis kõrvalt vaatasin mitmed head haridusasutuses Pärnus, et kasutavad õpilased, ma ütlesin, et okei, huvitav, et kas nad ise ei viitsigi tööd teha, et panevad õpilased tanki põhimõtteliselt ja siis ise lähevad kuskile kohvi vahepeal jooma või teed jooma. Siis ma sain aru, et jah, tegelikult õpilased ongi selle jaoks, et selline esiteks anda õpilastel võimalus, aga samas ka usaldada, teiselt poolt delegeerida neid võimalusi nüüd üles nagu edasi. See on see ämber, mida ma tundsin, aga õnneks ma sellest ämbrist astusin pärast 2 aastat välja ja siiamaani see üritus toimub. Ei ole mõelnud, et viskaks ämbri nüüd sinna kuskile kaugele metsa ära ja enam tagasi ei lähe. Et ikka astun sinna ämbrisse, aga mitte enam eksimusega, vaid õnnestumisega ja naudin seda õnne, mis on sees. Et see on niisugune minu mõttelus. Aitäh. Mina ütlen täpselt sama, et esimestel või algul oligi see, et just nimelt, et üritad ise liiga palju ära teha. Ja tegelikult tulebki usaldada seda õpilast oluliselt rohkem, et nüüd on see koht, kus sa lasedki ja lased õpilasel ise neid ämbrid kolistada. Et see on ka see koht, kus on tema õppimise koht, et sa ei pea neid vati sees hoidma, mida esialgu tundus, et ma parem teen ära, siis on võib-olla kindel, eks ju. Aga nüüd on see koht, kus sa lasedki sellel õpilasel ise seda teha, et jah, meil esimestel aastatel oli see, et võtsid endale rohkem vastutust. Aga nüüd pigem annadki õpilasele, ütled, et tee üritus, teeme, ma toetan, ma olen sul alati selja taga, aga lased sina. Et see oli esimese aastate ämber, jah. No suurepärane, nüüd on siis see ka selge. Kas kellelgi on veel tekkinud küsimusi? Või mõni mõte, mida te tahate jagada? Alati, kui on minu poolt, et kui on mingid koostöömõtteid, siis julgelt küsige Pireti käest, et kindlasti on olemas mu töö meiliaadress, mida ta võib teile vajadusel jagada ja ma luban jagada, et see on täiesti okei. Et ärge kartke, kui nimi mingil põhjusel meelde jääb, siis saate võib-olla lihtsamini kätte, aga kui saa, et siis Piret on see kontaktisik, kes annab teile meili ja siis vaatame, võib-olla me saame midagi maakonna üleselt teha või siis isegi kuskil muul tasemel. Et lihtsalt minu poolt julge soovitus, et ärge kartke proovida või siis jagada mõtteid või küsida, kuidas midagi teha. Ja minu poole võib ka julgelt pöörduda kõikide ettepanekute ja mõtetega, et vaatame, mis me teha saame. Aga sel juhul, kui täna rohkem mõtteid ei ole, siis... Mul tegelikult oleks Annelile üks küsimus, kui on aeg võimaldab meil veel. Et sa rääkisid natukene sellest projekti õppenädalast, lõimitud tunnid õpetajatel, et millest te alustasite? No millest me alustasime? Me alustasime siis tegelikult niimoodi, et päris esimene meil oli vist jõulude ajal, kus me siis proovisime, et meeleolu on ka juba selline tore, et teeme siis sellist, kus siis sellel ühel projektipäeval siis erinevate ainete valdkondade õpetajad viivadki siis läbi ühte konkreetset siis tundi. Ja me ei pannud üldse niimoodi, et õpetajad, et me jagame teid ära, vaid lasime õpetajatel otsustada, et kes siis kellega koostööd teeb, mis selle töötoa nimeks saab, mida te siis seal läbi viite. Aga oluline on see, et need erinevad valdkonnad on siis lõimitud ja teemaks tuligi siis näiteks jõul.
et jõul on nagu see tüvi, aga siis me jälgime seda, et kui ma olen siis matemaatik ja teen kellega kunstiga koostööd, et kuidas me siis seda täpselt siis teeme. Ja õpilastega me tegime veel ka niimoodi, et me ei lasknud, siis ei olnud veel seda koledat Covidit, vaid õpilastele panime välja need töötoad ja nad saidki niimoodi, et 5. kuni 12. klassini tekkisid veel siis nende omavahelised siis sellised liikumismeeskonnad, kes siis toimetasid ühest töötoast siis teise. Ja laste tagasiside pärast sellele oli ikka väga-väga positiivne, sest nad tegelikult nägid õpetajad ka teises valguses, teise ainega koostööd tegemas, et see läks päris ilusti. Ja nüüd näiteks, mis meil aastaid edasi on läinud, ei ole üldse nagu probleemi sellega, et õpetajad juba kiiresti, projektipäev, mina lõimin sellega, mul hakkab juba idee tulema sealt, et meil on ta nagu rakendus päris ilusti. Aitäh! Palun! Nii, kas on mõni mõte veel jäänud kuhugile? Tundub, et ei ole. Aga siis täname ikka veel kord Marti ja Annelit, et